Raadio Elmar. Elmar üllatab. Vähemalt kutsub. Oled sa, Kevin, valmis? Jaa. Tere, kas seal on Helle? On. Helle, on teil natukene aega rääkida? Minu nimi Kätlin. Jah, Helle, aga ärge nüüd ära ihmatage, et tegelikult on meil siin telefoni otsas on meid kaks, nii et Kevin on ka siinpool, saage tuttavaks. Tere, Helle, mina olen Kevin. Ja teate, Helle, meil on teile selline jutt, et meie oleme kaks inimest, kes korraldavad nüüd Eesti Laulu poolfinaale. Teate küll, mis siin 18. ja 25. veebruaril toimuma hakkab, et selgitame siis välja, et kes sinna Eurovisioonile sel aastal läheb Eestit esindama. Ja meil on teile üks hästi armas ja hästi tore pakkumine, et hetkel on idee see, et laulude vahepeale, et no ütleme, kui Rolf on näiteks laulu lõpetanud, Ott tuleb järgmisena, et seal vahel on siis sellised lahedad klipid, lahedad lõigud ülimalt osavatest ja tublidest, kenadest eestlastest. Ja meil on teie kohta sellised andmed, et te olete super inimene ja mängite väga hästi kannelt ja plokkflööti ja kui ma ei eksi, siis veel klaverit ka koguni. Oi, kus sellised andmed, et... Meil on väga hea luureorganisatsioon, Helle. No Eesti on nii pisikene, et kõik tunnevad kõiki, eks? Musikaalsed inimesed erinevatest maakondadest, see ongi meie eesmärk tuua nii-öelda vaatajate nii. Teie esindaksite Võru? Või siis Võru piirkonda. Võru piirkonda, jah. Oi, mina annaksin hoopis teised nimed teile, selliste nooremate muusikaõpetajate nimed. Ei, ärge jamaga. Meie tahaksime, et teie sinna tuleksite. Helle, on teil mõned sellised lemmiklood ka, mida te mõne instrumendiga esitate, et te olete teatud määral isegi multiinstrumentalist, et mõni lemmiklugu kandlega või mõni akordioni klaveriga? Ei esinema ei hakka ikka, mina olen juba sellises eas, et mina olen suur pabistaja ja et mina arvan küll, et võiksite, minul on teile küll mitu pakkumist teha paremat varianti. Mina olen juba pensionieelik ja mängin pille küll, aga sellises kohas esineda, ma kardan, juba liiga vana olen. No kuulge, ei ole ju hullu, see otse-eeter eestlaste kodudes pääsete, saate ikka. No sellepärast me mõtlemegi, et teil võiks olla selline lemmiklugu, et te tunneksite hästi kindlalt ennast, et loomulik, et te ju pisut pabistate, aga nii, või võib-olla üldse mängida mõnda laulu, mis on käinud Eestit Eurovisioonil esindamas, näiteks Leto Svetti. Jah, oma versioon teha mõnest tuntud Eesti Eurovisiooni loost. Ja ega te ei peaks seal päris üksi olema. Et nagu... Te saate mitu pilli korraga võtta. Jah. Te saate korraga mängida näiteks kannelt ja plokkflööti. Täiesti nagu korraga ühes laulus, siis on kindlasti julgem ka. Kas see on üldse võimalik, Helle? Ei mängi välja. Ma olen küll kunagi tõepoolest, ma olen akordioni muusikakoolis lõpetanud ja ma annan praegu algklassides muusikatunde. Aga niisuguste esinemised, need ajad on minu jaoks möödas. Aga kuulge... Ma arvan, et kui teil on tõesti vaja selliseid toredaid muusikainimesi, siis neid on kindlasti selliseid, kes kaunistavad saadet. Teie annate algklassidele muusikatunde, aga kuulge, võtke lapsed kaasa. Jaa, paneme näiteks ansambli nimeks 6C. Jah. Mida? 6. Kust küll selline informatsioon on? Aga kui me proovime seda, et kannelt ja plokkflööti ikkagi koos, et äkki varvastega saate... Kannel ja plokkflööt jäävad päris välja, sest kannel ja plokkflööt on minu väikesed huvid, mida ma valdan algtasemel. Mina, kui mängin midagi, siis ma mängin akordionit ja ma mängin võib-olla klaverit, aga... No aga akordionit ja klaverit korraga? Kuidas? Klaverit ja akordionit äkki korraga? Ja korraga ja see on küll hea ettepanek, niisugust ettepanekut mulle pole keegi teinud. Aga mis laul see võiks olla, mis lugu see küll võiks olla, mida teile meeldiks mängida kõikide eestlaste kodudesse? Ei, ma ei võta ikka seda pakkumist kindlasti mitte vastu, aga mina võin teid aidata, et otsida mingisugune selline teine muusikainimene. Aga Helle, kas teid tõesti präänikuga mitte millegagi ära ei meilita või?
ei vist ei meelita jah, aga näiteks mina võin kedagi teist pakkuda. Ma olen selline abivalmis vastutulelik. Me saame aru ja, et te olete väga abivalmis ja väga hea inimene ja väga rõõmus inimene, aga me ei taha. Kuulge, aga mis te, Helle, arvate, kus kohast me võtsime selle, et teie ansambli nimi, kui te nüüd tuleksite meie Eesti Laulu poolfinaali esinema, oleks 6C? No eks keegi minu klassist on... No, öeldaks, et linnukesed siristasid. Linnukesed siristasid, on jah. On siristanud küll. Aga teate, mis, Helle? Tahate või tahate, olete hetkel Raadio Elmar eetris? No see on küll kurb lugu. Need samad 6. klassi tüdrukud saatsid Elmarisse kirja, et meil on klassijuhataja ja muusikaõpetaja Helle. Palun rõõmustage teda ja kutsuge teda kuskile vastla trilli-trallile koos kandlega. Veel on ta hästi lahe ja hea ja vahest ka kuri. Ning eks siis need tüdrukud on seal üheskoos pundis istunud ja meile selle kirja kirjutanud ja tegelikult siis Veiko ja Mari-Liis siin raadiost Elmar tahtsime teid üllatada, sest tundub, et te olete äärmiselt armas ja hea õpetaja. No aitäh üllatuse eest, no tüdrukutega meil tuleb väike jutu ajamine. Mis te neile ütlete? Ei, see oli ka nali muidugi. Nii et keegi pärast tunde ei jää? Ei, ma arvan küll, et selle nalja pärast ei jää pärast tunde keegi. Väga armas, aga me täname, et te meid ära kuulasite ja olite igati valmis meid abistama, et leida siis tõesti see inimene, kes võiks näiteks klaverit ja akordionit korraga mängida. Jah, võib-olla tõesti selliseid imeinimesi. Kuulge, aga on teil soovilaulu ka? Saame siia jutu lõpetuseks mõne loo mängima panna. Me kõik jääme vanaks, äkki võib-olla see, kuigi see on nii, seda on nii palju lauldud, et võib-olla keegi seda ei soovigi enam peale minu. No aga teie ju soovite, nii et muidugi mängime. No Ketter, armas tüdruklas laulak. Ja aitäh teile ja ilusat päeva. Aitäh teile samuti. Raadio Elmar.